Tere kõigile ja tere tulemast saatesse Global Eye. Suur tänu, et meiega liitusite. Mina olen Emily Francis ja igal nädalal sukeldume põhjalikult sellesse, mis toimub maailmas, kus me elame. Ja siin on ülevaade meie peamistest teemadest ning sellest, millest täna räägime. Belfastis kogunesid tuhanded inimesed rassismivastasele meeleavaldusele pärast Põhja-Iirimaa pealinna tabanud sisserändajate vastast vägivalda. Eelmisel nädalal vallandas sündmused iirlase pussitamine Sudaani immigrandi poolt. Albaanlaste rahvahulgad jätkavad sel nädalavahetusel proteste rannikust eemal asuval saarel kavandataval luksusarenduse vastu. Projekti, mis on seotud president Trumpi väimehe Jared Kushneriga, süüdistatakse looduskaitseliselt tundlike alade häirimises, mis on tuntud oma eluslooduse poolest. Ebola kontrollimatu puhangu tõttu Aafrikas kasvavad hirmud, kuna 10 000 aafriklased suunduvad sel kuul Põhja-Ameerikasse FIFA maailmameistrivõistlustele. Ühendkuningriigi kaitseministeerium teatas, et Briti väed peatasid Inglise kanalis Ühendkuningriigi sanktsioonide all oleva naftatankeri. Venemaa varilaevastiku kuulumises süüdistatava tankeri peatamise jõulist 6 tunni pikkust operatsiooni toetasid lennukid, helikopterid ja mereväe alused ning väidetavalt ka Prantsusmaa. Välisministeerium ütleb samuti, et see on esimene omataoline Ühendkuningriigi juhitud operatsioon, öeldes tsitaadis: laev Smertossile läksid pardale kuninglikud merejalaväelased ja spetsiaalselt väljaõppinud õiguskaitseametnikud riiklikust kuritegevuse agentuurist. Hoolimata Venemaa parimatest pingutustest sanktsioonidest kõrvale hiilida ja jätkata oma jõhkra sõja toetamist Ukrainas. Jällegi, see on tsitaat. Briti peaminister lisas, tsiteerin, veel ühe hoobi Venemaale ning tuletas meelde neile, kes toetavad Putini sõda Ukrainas, et nad ei saa end peita. Samuti reageeris Ukraina, tervitades seda kinnipidamist kui, tsiteerin, hoopi Kremli sõjamasinale. USA sõjaväe juhitud õhurünnakud tapsid Venezuela jõugu Tren de Aragua juhi. President Trump kirjutas sotsiaalmeedias, tsiteerin, Minu äranägemisel ja juhtimisel viis USA lõunaväejuhatus läbi kiire ja surmava rünnaku, millega Niño Guerrero edukalt hukati. Ja te näete ka neid kaadreid, mida varem oma ekraanil nägite, ning siin on temast foto. President Trump avaldas tõepoolest video, kus roheline hoone ja lähedal asuv kuur õhku lastakse ning rusud lendavad õhku. Venezuela võimud ütlevad, et nad osalesid ühisoperatsioonides 2026 aasta alguses, kui Ameerika väed viisid läbi dramaatilise ühise missiooni ja vahistasid tollase Venezuela presidendi Nicolas Maduro, süüdistades teda vandenõus koos jõuguga. Ta on nüüd New Yorgis vanglas ja eelkohtumenetlus käib praegu. Skanderides, võtke see maha. 10 Washingtoni pika ajalooga Kennedy keskuse töötajad hakkasid maha võtma president Trumpi nime, mis oli kinnitatud sellele maamärgiks saanud kultuuriasutusele. President Trump lubas keskust renoveerida ja ümber nimetada. Keskus avati 1971 aastal president John F. Kennedy mälestusmärgina, pärast tema mõrvamist 1963 aastal. Föderaalkohtunik otsustas, et nime ei saa muuta ilma kongressi otsuseta. Ameerika Ühendriikide kongress on ainus organ, kes saab nime muuta. See ei jõudnud kongressi ette, see on ebaseaduslik. Muudatutuste tellingud seati üles reedese tähtajaks, kuid Kennedy keskus palus kohtunikult selle tähtaja pikendamist laupäevani, kuna piirkonnas liikusid äikesetormid. Tuhanded LGBTQ+ toetajad tulid laupäeval tänavatele Rumeenia ja Bulgaaria pealinnades, et osaleda iga-aastasel Pride'i paraadil. See toimub konservatiivsete rühmituste kasvava vastuseisu taustal õigeusu kristlikus riigis. Rumeenia on täna üks 3 viimasest EL-i riigist, mis ei tunnusta vabaabielu-paare ega samasoolisi paare üheski vormis. Hiljuti hakkas Poola tunnustama välismaal sõlmitud abiellusid. Lisaks võttis Varssavi vastu kooseluseaduse. Meie arvates on aeg käes ja just sellepärast läheme täna Bukaresti Pride'ile tänavatele, et nõuda kooselu seadustamist. Me läheme täna tänavale kell... Marssijad kõndisid läbi Bukaresti Rumeenias ja Sofia Bulgaaria pealinnas, nagu näete, värviliste lippude, lehvivate lippude, vilede ja võrdsuse nõudmistega.
mõned vabariiklastest kubernerid kujundavad Pride-kuud ümber konservatiivsete alternatiivide abil. Ja nüüd oleme jõudnud tippu. Pärast Belfastis toimunud bussitamist, millest rääkisime saate alguses, on immigratsioonipoliitika taas ülemaailmses tähelepanu keskpunktis. Eelmisel nädalal puhkesid protestid immigratsiooni vastu ning sel nädalal toimus vasturongkäik migrantide toetuseks. Meiega liituvad täna õhtul Belfastis aruteluks Jamie Bryson Londoni Unionist Voice Policy Studiesist ja sõltumatu ajakirjanik Rebecca Craig. Ja siin stuudios on meiega I24 News Englishi vanemkorrespondent Owen Altermann. Tere õhtust teigile. Aga enne kui alustame oma arutelu, vaatame veidi tausta. Belfastist on saanud viimane tulipunkt Suurbritannia immigratsioonidebatis. See, mis algas noarünnaku ja Sudaani mehe vahistamisega mõrvakatse süüdistuses, kasvas kiiresti mitmeks ööks kestnud immigratsioonivastasteks rahutusteks. Vähemus- ja sisserändajate kogukondadega seotud kodud, autod ja ettevõtted sattusid rünnaku alla. Politseid rünnati ning pered olid sunnitud oma kodudest lahkuma. Kuid see pole enam ainult Belfasti lugu. Vägivald on levinud palju laiemaks Ühendkuningriigi vaidluseks piiride, varjupaiga, kuritegevuse ja paremäärmuslike rühmituste rolli üle internetis. Linnades Glasgow's, Liverpooli ja Brightonini on sisserändevastased protestid ja rassismivastased meeleavaldajad vastamisi seisnud, näidates, kui kiiresti võib kohalikust vihast saada üleriigiline vastasseis. Valitsuse kriitikute jaoks peegeldab rahutus immigratsioonikontrolli ja avaliku usalduse läbikukkumist. Teiste jaoks on see hoiatus, et üksikuid kuritegusid kasutatakse relvana tervete kogukondade sihtimiseks. Ja Belfastis, linnas, millel on oma pikk lõhestumise ajalugu, kardetakse nüüd, et immigratsioonist on saanud uus lõhe. Seega on küsimus selles, kas läbikukkunud immigratsioonipoliitika on hiljutise rahutuse juurpõhjus. Ja nüüd meie debatile. Tere tulemast taas meie külalistele. Esimene küsimus. Teil kõigil on vastamiseks 30 sekundit. Läheme järjekorras. Ja kõigepealt alustame Jamie'ga. Aga küsimus on, kas hiljutised rahutused on tõesti seotud viimaste bussitamistega või on see osa palju sügavamast lõhest Ühendkuningriigis immigratsioonipoliitika üle? Palun, Jamie. Ma arvan, et vastus on mõlemale, jah. See võib olla mõlemad korraga. Ma arvan, et bussitamine vallandas selle viha, selle nädala sündmused. Aga Ühendkuningriigis on juba pikka aega olnud pikaajalisi pinnale kerkivaid muresid ja probleeme seoses immigratsiooni ja selle mõjuga kogukonnale. Nii et ma arvan, et on tõsi öelda, et see on miski, mis on kogunenud, aga bussitamisjuhtum tõi selle põhimõtteliselt keema. Hästi, nüüd on sinu kord, Rebecca. Mida sina arvad? Ma olen nõus. Alati on vaja katalüsaatorit ja ilmselgelt see oligi katalüsaator. Aga see poleks olnud katalüsaator, kui see poleks olnud nii suur probleem. Ja ilmselgelt, kuigi me näeme seda rahutust Belfastis, oleme me näinud sarnaseid olukordi mitte ainult Ühendkuningriigis, vaid ka mujal. Ja ilmselgelt immigratsioonipoliitika, olgu see siis USA's, Ühendkuningriigis, Põhja-Iirimaal või üle kogu maailma, me näeme suuri muutusi, kuna inimesed väljendavad tõesti oma tundeid. Ja ma arvan, et inimesed tunnevad end selle tõttu julgustatuna seda tegema. Kuidas teil on, Trump? 30 sekundit on läbi, Rebecca, aga muidugi saad sa veel ühe võimaluse. Nüüd on meil siin Owen Altermann oma hinnanguga. Owen. See on seotud laiema probleemiga, Emily. Vähemalt nii paistab see kaugelt vaadates. See on seotud laiema probleemiga. See võib olla seotud ka Põhja-Iirimaa ainulaadse poliitikaga. Aga me teame oma kogemusest siin Iisraelis ja ma arvan, et hakkame õppima ka Ameerika Ühendriikide kogemusest, et kui piirid suletakse, muutub probleem palju lihtsamaks lahendada nende suhtes, kes on juba seespool. Olgu, nüüd on meil laiem võimalus ilma ajaliselt piiratud vastuseta. Aga küsimus on, kas see on õigustatud avalik arutelu või on see viis vähemusgruppide hirmutamiseks? Me näeme seda üle kogu maailma lainetena. Kas sa tahad esimesena vastata, Jamie? Ei, ma arvan, et rahumeelne protest on alati viis avaldada arvamust avaliku huvi küsimustes. Ja see on selgelt midagi, mis pakub olulist avalikku huvi. See mõjutab kogukondi üle kogu Ühendkuningriigi. Tegelikult on see mõjutanud kogu läänemaailma. Ameerika, Euroopa
paljud kohad on sellest mõjutatud. Nii et loomulikult on täiesti õigustatud, kui inimesed osalevad rahumeelses protestis. Ilmselgelt, kui asjad lähevad käest ära ja muutuvad vägivaldseks, siis on see juba hoopis teine asi. Aga ma ei arva, et me peaksime kuidagi vihjama, et inimesi tuleks takistada rahumeelses protestis osalemast lihtsalt sellepärast, et vähemuse tegevus viib selle teisele tasemele. Sest mida rohkem me püüame neid probleeme maha suruda ja neid alla suruda ning neist mitte rääkida, seda hullemaks olukord tegelikult muutub ja inimesed tunnevad end veelgi tõrjutumana. Veelgi enam, nad jäävad kuulmata ja neid ei kuulata. Ja see ainult õhutab seda viha, mida oleme viimase nädala jooksul näinud pinnale kerkimas. Rebecca, mida sul selle küsimuse kohta öelda on? Ma ütleksin, et protest on tervislik osa toimivast demokraatiast. Ja ilmselgelt igas riigis, mis uhkusega nimetab end demokraatiaks, on rahumeelne protest selle loomulik osa. Ma arvan, et probleem tekib siis, kui rahumeelne protest muutub isiklikuks, isikupäraseks, rassistlikuks rünnakuks. Ja ilmselgelt nägime täna ka vastuprotestijaid, rassismi vastaseid. Aga minu jaoks on see piir väga raske tõmmata, sest sul võib olla enamasti rahumeelne protest, kuid alati leidub neid inimesi, kes teevad rassistliku rünnaku. Ja muidugi see ei tähenda, et peaksid protesti ära jätma, aga minu arvates politseitöö osas tuleks selles valdkonnas tegelikult rohkem ära teha. Aga protest ise minu arvates on õigustatud. Inimesed tahavad ju oma muresid avalikult väljendada ja kui sa ütled inimestele, et nad ei tohi protestida, siis kui palju saad sa tegelikult väita, et oled demokraatia? Jah, muidugi. Ja siis need tunded lihtsalt kogunevad sees, ilma võimaluset neid väljendada. Ja mida sina arvad? Ma tean, et sa oled ka Põhja-Iirimaal olnud. Jah, mul ei ole nii palju kogemusi nagu meie külalistel, Emily, aga ma olin seal eelmisel suvel. See teeb lihtsalt uskumatult kurvaks seda näha. See on uskumatult keeruline koht. Ja teebki need probleemid veelgi valusamaks ja raskemini lahendatavaks. Aga ära unusta, mis näid taas väljaspoolt vaadates kõige tõhusam protestivorm olevat, Emily, ja see on hääletamine. Protesti hääl ning mitte ainult hääletamine, vaid ka küsitlejatele oma hääletusplaanide rääkimine. Ja Briti avalikkus on oma hääle valjult ja selgelt kuuldavaks teinud, arvestades seda toetust, mida Nigel Farage'i Reformierakond saab, olles valimiste võidule seatud, samuti nende hiljutiste kohalike valimiste tulemusi suuremas osas Ühendkuningriigist. Ja isegi Tommy Robinsoni partei Restore Britain tõus, ehkki väiksemas ulatuses, kes muide ma intervjueerisin teda tema eelmise sügise Iisraeli visiidi ajal. Nii et Briti avalikkus on põhimõtteliselt oma hääle valjult ja selgelt kuuldavaks teinud. Keir Starmeri valitsus reageerib teatud määral, kuid ma arvan, et pole kahtlustki, et tulevikus saavad poliitikad olema palju ambitsioonikamad immigratsiooni ohjamisel. Ja tulles tagasi selle juurde, mida ma varem ütlesin, tundub mulle, et siin Iisraelis saadud kogemuse põhjal, aga üha enam ka Ameerika Ühendriikides, peaks keskenduma piiri sulgemisele, mitte juba kohal olevate inimeste kohta palju keerulisemate ja raskemini elluviidavate otsuste tegemisele. Kui piir suletakse, annab see avalikkusele kindlustunde, et probleem on kontrolli alla saadud ja selle lahendamine on alanud. Arusaadav. Me teame, et Belfastis pole vastuolud ja lõhenemine midagi uut, arvestades piirkonna pikka ajalugu. Aga kas see on lihtsalt sama tüüpi lõhenemise ja viha uus nägu, mis nüüd avaldub immigratsiooni kujul? Jamie? Siis sekkume ka teiste omadesse. Nii viisakas arutelu. Ei, see on uus teema, mis ületab traditsioonilised lõhed Põhja-Iirimaal, sest seal on inimesi nii traditsiooniliselt unionistlikust kui ka natsionalistlikust taustast. Kunagised vanduvaenlased, kellel on selle küsimuse osas ühised seisukohad. Nii et ei, see on midagi uut ja ma arvan, et see on midagi uut, mis mõjutab kogu maailma. Ja vaata, kui sul on kogukonnad, eriti töölisklassi kogukonnad või sotsiaalselt ebasoodsas olukorras olevad kogukonnad, kelle kogu identiteet ja elu on seotud, tead küll, sotsiaalsete traditsioonide, ühtsuse, oma perekonna põlvkondadega, see ongi nende identiteet, see ongi nende olemus. See pole nagu kesk- või kõrgklassi inimeste puhul, kes saavad lihtsalt, tead küll, sotsiaalselt liikuda ja kolida sinna, kus on parimad töökohad. Nende kogukond tähendab neile kõike. Ja mida nemad näevad, on kogu nende kogukonna nägu, identiteet ja väärtused. Need muutuvad. Ning neid muudetakse poliitilise eliidi peale surutud poliitika tõttu. Kes, ma mõtlen, ei pea oma tänavatel peade maharaiumist taluma, kelle rohelusse uppuvatesse keskklassi eeslinnadesse ei paigutata varjupaiga hotelle.
ja selle asemel peavad kõigi nende tagajärgedega toime tulema töölisklass ja vähem kindlustatud kogukonnad, nagu me väga selgelt nägime vähem kui nädal tagasi Põhja-Iirimaad. Rebecca, mis sa arvad? Tegelikult nõustun ma paljuga sellest, mida sa ütled. Ma arvan, et üks peamisi probleeme ja ma toon välja ka laiemad globaalsed küsimused, sest need on tõesti olulised, kuigi tänane fookus on Belfastil. Oleme tegelikult näinud samu probleeme, nagu ma ütlesin, üle kogu maailma. Isegi kui me mõtleme Tel Avivile, kus inimesed protestisid Sudaanist ja Eritreast pärit inimeste vastu, siis oli see ilmselgelt üks peamisi probleeme. Tegelikult olid need töölisklassi Iisraeli kogukonnad, kes ma arvan, võib öelda, kannatasid. Muidugi ei tundnud kõik end nii. Ja tegelikult oli palju inimesi, kes võtsid põgenikud ka soojalt vastu. Aga ma arvan, et tihti oli selline tunne, et keskklassi inimesed võivad istuda väga mugavalt ja väga kaugel nendest kohtadest, kus need pingekolded tegelikult aset leiavad. Ja ma arvan, et sellepärast peamegi selle arutelu juures olema väga ettevaatlikud, sest inimestel on tõepoolest õigustatud kaebusi. Aga ma arvan, et üks probleemidest on see, et inimesed kipuvad keskenduma võõrastele või uustulnukatele. See on inimkonna ajalugu. Inimesed on alati liikunud. Inimesed on alati otsinud turvalisust ja paremat elu kusagil mujal. Aga mis siis juhtub nende inimestega, kellega nad liituvad? Sageli on need inimesed teised töölisklassi inimesed, kes samuti võitlevad raskustega. Ja mingil moel tundub, et mingi konflikt on peaaegu vältimatu kahjuks. Jah, ja me oleme seda näinud ikka ja jälle kogu maailmas ja läbi ajaloo. Ta teeb hea tähelepaneku, Owen. Mida sul sellele lisada on? Vaata, siin on ilmselgelt globaalsed mõõtmed ja Rebecca on õigus. Iisraelis oli meil, ma arvan, Elati linnapea, kes tahtis panna Eritrea migrandid bussidesse ja saata nad Tel Avivi jõukatesse linnaosadesse või eeslinnadesse, et oma seisukohta rõhutada. Ja nii paljud eritrealased ja sudaanlased olid koondunud ühte Tel Avivi linnaossa keskbussijaama lähedale ja see oli ilmselgelt ebaproportsionaalne. Aga väljaspoolt vaadates tundub tõesti, et siin on teatud elemendid, mis seostuvad Põhja-Iirimaaga. Vaata, suur osa meediakajastusest on keskendunud spekulatsioonidele või isegi enamale kui spekulatsioonidele. Et lojalistlikud relvarühmitused, protestantlikud relvarühmitused, kui soovid, Põhja-Iirimaal olid potentsiaalselt seotud kas protestide ja rahutuste õhutamisega või seisid lihtsalt kõrval, kui nad oleksid võinud sekkuda ja need peatada. Ja tegid seda selleks, et näidata võimudele, et neil on endiselt mõjuvõimu, et neid saab kasutada, et nad said politseilt rohkem tunnustust, kui neil juba oli. Ja näitab, kuidas Põhja-Iirimaa eripärad selles rolli mängisid. Ja samuti arutelu Briti meedias Iirimaaga ühise reisimisala üle, mis on kehtinud juba üle sajandi ning on oluline osa elust nii Iirimaal kui ka Ühendkuningriigis. Emili, miski, mis hoiab Põhja-Iirimaal rahu ja mis võiks viia võimaliku, jumal hoidku, sõja taas lahvatamiseni. Seel vähemalt väljaspoolt vaadates, kui piir taas kehtestataks. Kuid süüdistused, et kuna see ründaja tuli üle selle piiri, maandus Dublinis Pariisist saabunud lennuga ja tuli siis Põhja-Iirimaale, siis on süüdi just ühine reisiala. Aga ma arvan, et Briti valitsus on sisuliselt tulnud ja öelnud, et me ei saa selle vastu midagi teha. Me lihtsalt ei saa seda muuta, me oleme selles kinni, me peame leidma poliitilisi lahendusi mujalt. Ja Emili, mida rohkem sa piirad võimalikke poliitilisi lahendusi, mida saad rakendada, seda teravamaks muutub arutelu. Ja ma arvan, et see ongi osa sellest, mida me Briti poliitikas praegu näeme. Ja millist poliitilist tagajärge sa ootad, Jamie? Ma mõtlen, me teame, et peaminister Keir Starmeri suhtes on olnud palju kriitikat, palju on olnud üleskutseid tema tagasiastumiseks. Kas see on midagi, mis võiks poliitiliselt plahvatada ja muutuda palju suuremaks probleemiks kui immigratsioon ise? Jah, ma arvan, et peaminister Starmeril on olnud väga raske aeg ametis. Teda on vaevanud sellised probleemid ja tema immigratsioonipoliitika on väga kehv. Ta on sisuliselt nimetanud kõiki, ka rahumeelseid meeleavaldajaid rassistideks. Ja paljud inimesed Ühendkuningriigis tunnevad, et teda huvitab rohkem võõrastele ideoloogiatele järeleandmine kui oma kodanike ja Briti rahva eest seismine. Ta on peaaegu oma riigi pärast häbi tundnud, seega on peaministri suhtes palju halbu tundeid. Probleem ühtse reisipiirkonna osas seisneb selles, et Põhja-Iirimaa on jäetud väga keerulisse olukorda just nende eripärade tõttu.
või see kokkulepe, mille Ühendkuningriigi valitsus sõlmis Euroopa Liiduga, mille kohaselt on Põhja-Iirimaa sisuliselt avatud piir EL-iga läbi Iiri Vabariigi. Nii saavad inimesed, kellel on Euroopa Liidus liikumisvabadus, lihtsalt siseneda Ühendkuningriiki Põhja-Iirimaa kaudu tagauksena. Üks asi, mille britid otsustasid EL-ist lahkudes lõpetada, oli liikumisvabadus. Kuid siiski ei ole Põhja-Iirimaa briti kodanikud sellest kasu saanud, sest nad võivad endiselt kogeda samu tagajärgi. Inimeste liikumise kaudu Iiri Vabariigist Ühendkuningriiki, nagu oleme näinud. Isik, keda süüdistatakse eelmisel nädalal vägivallategudes, mille eest talle on esitatud süüdistus. Kõik need küsimused nõuavad poliitilisi lahendusi, kuid need nõuavad ka seda, et Ühendkuningriigi valitsus oleks tugev oma piiride ja kodanike kaitsmisel ning oma kodanike huvide esikohale seadmisel. Ja inimesed ei peaks häbenema, kui ükskõik milline valitsus ütleb, et nende peamine eesmärk on oma kodanike ja kuningliku terviklikkuse kaitsmine, enne kui nad midagi muud teevad. Ja ma arvan, et Briti valitsusel on see sageli tagurpidi. Nad on rohkem huvitatud välismaistele ideoloogiatele või valitsustele järeleandmisest kui oma enda rahva ja riikliku terviklikkuse eest hoolitsemisest. Ja Rebecca, sina elad Ühendkuningriigis. Sa tead, ma olin seal alles paar nädalat tagasi. Seal on tõesti palju tagajärgi ja peaministri suhtes esitatakse palju küsimusi. Kas see tõesti kukub talle sülle ja võib-olla kallutab kaalukausi tema kahjuks veelgi rohkem? Ma mõtlen, et on raske ette kujutada, et ta võiks veelgi vähem populaarseks muutuda, kui ta juba on. Ma arvan, et selles osas, kas tal võib tõesti veel halvemini minna, kas asjad võivad tema jaoks veelgi hullemaks minna. Ja ma arvan, et üks peamisi küsimusi on ilmselgelt immigratsioon. See on nii oluline teema ja oluline poliitika küsimus. See pole oluline mitte ainult põlvkondade mõttes, vaid ka laiemalt. Me peame ilmselgelt vaatama ka Brexiti poole. Me pole seda otseselt maininud, aga ilmselgelt oli üks peamisi põhjuseid, miks Brexit toimus. See võtame kontrolli tagasi. Mida see siis tähendas? Samuti kontrolli tagasivõtmine meie piiride üle. See on väga oluline ja korduv teema. Kuid ma tahaksin ka öelda, et teisest küljest arvatakse sageli, et sisserändajad, migrandid, pagulased või kes iganes. Teate küll, need inimesed, uustulnukad, neid on väga lihtne näpuga näidata kui tegelikult. Samuti tuleb vaadata laiemat, globaalsemat süsteemset poolt, mis tegelikult hoiab inimesi tagasi. Olgu see siis elukalliduse mõttes või majanduskriisi kontekstis. Ja on lihtne süüdistada sisse tulnud inimest, mitte aga seda amorfsemat, globaalsemat tarneahelat, mis on palju vähem käega katsutav ja millega on ka palju raskem toime tulla. Ja muidugi teame ka Inglismaal toimunud mõrva tagajärgedest, mis tekitab samuti palju pingeid. Aga sinu seisukohast, Owen, ameeriklasena, kuidas USA sellesse kõigesse sobitub? Me teame, et Vance ja isegi Elon Musk on väga kriitilised ning avaldavad oma arvamust üsna selgelt, kui jutt käib immigratsioonist teistes riikides. Hoolimata sellest, et Vance on isoleerumise pooldaja. Vaata, Elon Musk, Emily, tal on $1 trillioni jagu võimalusi oma seisukohta avaldada ja ta kasutab neid. Me oleme seda näinud. See on osa debatist, osa arutelust, aga asi ei seisne ainult selles, mida Elon Musk pakub, vaid ka selles, kui suur on nõudlus tema seisukohtade järele Ühendkuningriigis. Vaata, valmis või mitte, muutused on Suurbritannia immigratsioonisüsteemis tulemas. Numbrid on nii ühekülgsed, avalik arvamus on nii tugev ja kirglik. See teema on avalikus päevakorras nii kõrgel kohal. 2-parteisüsteem Suurbritannias on nii tühjaks jäänud, et tundub lihtsalt vältimatu, et tulemas on tõeliselt olulised muutused. Jällegi, olgu see siis ühise reisimisala küsimus või kuidagi Euroopa Inimõiguste Kohtust lahkumine, mida on arutelu teemana lauale pandud. Mis võiks potentsiaalselt avaldada kaugele ulatuvat mõju ka väljaspool immigratsiooni, kuid mille üle võidakse otsustada just selle mõju tõttu ja kuna Suurbritannia saaks nii lihtsamini oma piire sulgeda. Mis, nagu me just kuulsime Rebeccalt, ei lahenda tegelikult immigratsiooni algpõhjuseid, vaid peatab sisserändajad füüsiliselt, mis võib avaldada suurt mõju. Rääkimata veelgi äärmuslikumatest seisukohtadest, mida Suurbritannia paremäärmuslased toetavad, nagu põigi väljasaatmine, mida oleme näinud ka Ameerika Ühendriikides. Emily. Kui tulla selle juurde tagasi, siis kui keeruline ja ebarealistlik see võib olla ning kui palju see võib tekitada avalikus arvamuses vastureaktsiooni.
nii et Briti avalikkus hakkab seda lahendama, kuid ma arvan, et Briti poliitikud mõistavad kogu poliitilises spektris, et selles osas tuleb tegutseda, ongu siis nende endi poolt või nende poolt, kes nad ametist välja hääletavad. Noh, ja sellega seoses, nagu sa mainisid, kõik need ICE reidid ja kogu see polariseerumine Ameerika Ühendriikides. Räägime korrakaitsest. Kuidas saavad politseinikud selliste olukordadega hakkama? Kas politseinikke on piisavalt kohal? Kas on surve mitte olla liiga jõuline ja mitte põhjustada rohkem vägivalda, mis ainult jätkaks olukorra kontrolli alt väljumist? Kas politseitöö seisukohalt on olemas lahendus, ilma et rohkem inimesi viga saaks? Jamie, sina esimesena. Ma arvan, et politsei peab olema väga ettevaatlik selles osas, kuidas nad kõigepealt rahumeelsete meeleavaldajatega käituvad. Nad peavad võimaldama rahumeelseid proteste. Loomulikult on neil siiski oma töö teha, kui need rahumeelsed protestid muutuvad vägivaldseks. See on üks asi, aga mis puudutab tugevat immigratsioonipoliitikat, ebaseaduslike sisserändajate väljasaatmist, siis ja kui inimestele näidata, et valitsus on tugev, jõustab seadusi ning omab tugevat ja tõhusat immigratsioonipoliitikat, siis see on ilmselgelt midagi, mis võiks aidata pingeid vähendada ja võimaldada inimestel seda näha. Vaadake, valitsus astub samme, et võtta seda kõike tõsiselt. Aga teate, ma ei usu, et politseiline lahendus kõige selle suhtes oleks lõppeesmärk. Selle lahendamiseks peab olema poliitiline tahe ning poliitiline ja poliitikapõhine lahendus. Hästi, suur tänu teile kõigile selle väga-väga huvitava arutelu eest. Kahjuks on meie aeg otsas, aga mina isiklikult õppisin palju, nii et aitäh teile kõigile. Jamie Brasson, Rebecca Gregg ja I24 News ingliskeelne vanemkorrespondent UN Alterman. Ja ärge kuhugi minge, oleme kohe tagasi pärast seda. Tere tulemast tagasi saatesse Global Eye. Mina olen Emilie Franks. Veel uudiseid üle kogu maailma. Kongo demokraatlikud vabariigis puhkesid rivaalitsevate poliitiliste rühmituste vahel kokkupõrked meeleavaldusel, mis oli suunatud seaduseelnõu vastu, mis võimaldaks presidendil jääda ametisse kauemaks kui 2 ametiaega. Ühel käimasolevatest üleriigilistest meeleavaldustest läks opositsioon, koalitsioon C64 parlamendi juurde, kus nad astusid vastamisi valitsusmeelsete aktivistidega, mistõttu politsei pidi kokkupõrked pisargaasiga laiali ajama. Vaata tagasi! Me ei anna järele hirmule ega hirmutamisele. Me marssime edasi. Me oleme selle hoone kõrval ja ükskõik, mis juhtub, president ei saa meie põhiseadust puutuda. Kokkupõrked toimusid ajal, mil riik seisab silmitsi mitme kriisiga, sealhulgas viimase Ebola puhanguga ja aastakümneid kestnud konflikti eskaleerumisega, Rwanda toetatud M23 mässulistega. 62-aastane president teatas hiljuti, et ta oleks nõus juhtima konfliktidest räsitud riiki 3. ametiaega, tsiteerin, kui rahvas seda soovib. Ja pärast aupäeval toimunud rahvahääletus põhiseaduse muutmise üle viidi Tai printsess H surnukeha päev pärast tema surma teatamist suurde paleesse. Tai kuninga vanim tütar oli koomasse langenud alates 2022 aasta detsembrist pärast seda, kui arstid ütlesid, et ta kaotas teadvuse südamehaiguse tagajärjel. Paleeavalduses öeldi, et ta suri eelmisel neljapäeval pärast seda, kui tema seisund halvenes infektsiooni, koliidi, madala vererõhu, rütmihäirete ja verehüübimishäirete tõttu. Palee korraldab talle kuningliku matuse ning Tai valitsuselt oodatakse riikliku leinaperioodi väljakuulutamist. Elon Musk, maailma teine rikkaim inimene, tõuseb veelgi kõrgemale. SpaceX kogus eelmisel neljapäeval Nasdaqi esmasel avalikul aktsiapakkumisel rekordilised $75 miljardit. Reede sulgemiskellaajaks oli aktsia tõusnud peaaegu 20%, makstes $161 aktsia kohta, mis hindas ettevõtte väärtuseks 2,1 triljonit. Ja kuna Musk omab enamusosalust, mille väärtus on ligikaudu $866 miljardit, koos Tesla ja ülejäänud tema varadega, ületab tema netoväärtus nüüd $1,1 triljoni piiri. Selleks ajaks, kui see tegelikult juhtus, kui aktsiaga reedel tegelikult kauplema hakati. Triljon, kui kummaline ja naljakas sõna.
Me pidime kogu aeg uusi sõnu välja mõtlema nende kõigi nullide jaoks, mida me asjadele juurde lisame. Ja tead, tubli töö, Elon Musk, et oled maailma esimene triljonär. Ja samal ajal, kui imetlejad peavad Muski filtrita stiili tema võlu ja sarmi osaks, kriitikud on süüdistanud teda oligarhile omase võimu kasutamises, tõstatanud küsimusi tema ettevõtete juhtimise kohta ning väljendanud vastuseisu tema üha enam kallutatud poliitilisele sekkumisele. Kas SpaceX on valmis pikaks ajaks aina kõrgemale ja kõrgemale tõusma, see jääb endiselt küsimuseks. See ei ole Ameerika lemmikaja viited nagu pesapall, korvpall, jalgpall ja nii edasi. Selle asemel on esimene professionaalne spordiüritus, mis Valges Majas kunagi peetud ja praegu toimub. Ultimate Fighting Championship. Ainult 4000 inimest saab olema kohal lõunamurul ja see on ainult kutsetega üritus. Kuid koguni 85 000 inimest koguneb lähedal asuvasse fännitsooni. Segavõitluskunsti suursündmus langeb kokku president Trumpi 80. sünnipäevaga, mis on täna. See on ühtlasi ka lipupäev. Ja president on pidevalt nimetanud UFC'd maailma parimaks etenduseks. UFC matš on üks mitmest meie suursündmusest, mis on kavandatud Ameerika 250. sünnipäeva tähistamiseks. Sealhulgas IndyCari võiduseid National Malli ümber, mis on hiljem kavandatud 4. juuli paiku. Ja nüüd heidame pilgu mõnele selle nädala olulisemale uudisloole üle kogu maailma, mis sul võib olla 2 silma vahele jäid. Jäädes president Trumpi teemade juurde, seisab luksuskuurordi projekt, mis on seotud Jared Kushneriga, tema väimehega, Albaanias silmitsi kasvava vastuseisuga. Protestijad ütlevad, et kaitstud maa ja avalik juurdepääs ohverdatakse eraarenduse nimel. Meiega on nüüd otseühenduses Albaania pealinnast Tiranast Olsi Olsinika, organisatsiooni Eko Albaania tegevjuht. Aitäh, et olete meiega. Aitäh kutse eest. Muidugi. Kuulake, see teema on palju tähelepanu pälvinud. See tähendab, et $1,6 miljardi suurune luksuskuurort rajatakse keset loodusparadiisi. Selgitage, miks teie organisatsioon on nii mures ja mida see tähendab loodusliku elupaiga jaoks? Tegelikult ei ole see nii. See ei puuduta ainult Ekovillad, vaid kogu keskkonnaalane kodanikuühiskond on selles, ütleme nii, samas võitluses ühinenud. Sest ala, millest me räägime, on tegelikult üks viimaseid puutumata jõedeltasid ja suudmeid kogu Vahemere piirkonnas. Ja see ala on elavas harmoonias kõigi kaitsealade kategooriatega, hoolimata sellest, et tervikuna on see 5. kategooria kaitseala ehk kaitstud maastik, kuid seal leidub palju muid väärtusi ja elurikkust. Lihtsalt teadmiseks, et just selle ala keskel voolab Euroopa esimene loodusliku jõe rahvuspark, mis on Vjosa jõgi. Ja loomulikult on see ala koduks paljudele embleemilistele ja harundastele ning olulistele liikidele, eriti lindudele, aga ka imetajatele nagu flamingod, Dalmatia pelikaan, pikksilm merikilpkonn ning ka Vahemere munkhüljes. Nii et tead, sellega seoses, nagu sa ütled, see on üks viimaseid, ma mõtlen, me seisame silmitsi ülemaailmse kriisiga, kus globaalne soojenemine ja maailm põhimõtteliselt kuivab ära. Millised on selle tagajärjed? Isegi kui see ei hävita elupaika ja kõik need loomad ei sure ega pea mujale kolima, siis mis see ikkagi tähendab? Mida see teeb üldisele, nagu sa ütlesid, harmooniale ja kooselule ning sellele sünteesile, mis tekib, kui meil on sellised paigad planeedil Maa? Jah, tegelikult on need viimased, ütleme siis, varjupaigad elurikkusele ja metsloomadele kogu maailmas. Ja meil ei ole enam palju loodust alles. Kahjuks, sest tead, ühiskond on alati innukas kiire arengu järele. Turismikuurordid, kinnisvara ja muidugi ka industrialiseerimine. Ja on väga vähe loodust alles, mis kannab elurikkust ja looduskaitselisi väärtusi. Ja see on tegelikult ainus normaalne viis, kuidas me saame loodust looduses ehk in situ säilitada. Ja need on kaitsealad. Ja sellepärast need eksisteerivadki, sest need lihtsalt ei kuulu ainult meile ega isegi üldse meile. Põhimõtteliselt sellepärast, et need kuuluvad tulevastele põlvkondadele. Ja need on, ma arvan, ainsad kohad, kus loodus saab end väljendada ja suudab säilitada isegi inimkonna.
jah, aga räägime võimalikust positiivsest küljest. No mõtlen, Albaania on väike riik, nagu me kõik teame. Nii et kas selline areng ja investeeringud võiksid olla head majanduse, töökohtade ja muu sellise seisukohalt? Ma mõtlen, kas selles on midagi positiivset? No tegelikult lihtsalt, et algusest peale üks asi selgeks teha, siis muidugi meie Ecoben ei ole kunagi olnud ühegi arengu vastu ja ma arvan, et ka teised kolleegid ei ole. Aga kui asi puudutab sellist arengut, mis toimub kaitstavate alade võrgustikus, siis on asi teine. Muidugi, tead, peab olema punane joon selle vahel, mida me saame säilitada ja selle vahel, mida me saame tulevastele põlvedele pärandada. Aga lihtsalt ühe väga olulise fakti väljatoomiseks 1/5 Albaania territooriumist on kaitseala. Nii et ülejäänud 80% tähendab, et see on avatud igasuguseks arenguks, loomulikult arvestades keskkonda, ütleme siis keskkonnaseadusi ja muidugi ka keskkonna iseärasusi. Lühidalt öeldes on minu seisukoht see, et me ei ole arengutüübi vastu, vaid me oleme selle koha vastu, kuhu areng on planeeritud. Kas oleks olemas koht või võib-olla väiksem maht, mida saaks vastutustundlikult ellu viia ilma elupaika nii palju mõjutamata? Jah, see on muidugi väga hoolika linnaplaneerimise küsimus, kuidas, kus ja millal. Teate küll, kuhu selliseid massiivseid, ütleme, turismiarendusi ja infrastruktuuri rajada, sest igas teises piirkonnas on neil kindlasti teatud ökoloogiline jalajälg. Ja muidugi meie arusaamise järgi pole meilt tegelikult kunagi küsitud ega palutud alternatiive pakkuda, sest see protsess on olnud avalikkuse eest väga varjatud. Kuni protestid algasid algselt koha peal ja seejärel liikusid need Tirana linna. Aga ma olen üsna kindel, et kindlasti on piirkondi, kus sellised arengud võivad toimuda ka Albaanias. Selliste projektide jaoks on umbes 80% riigist täiesti saadaval. Hästi, aitäh sulle, Sinika. Väga hinnatud. Aitäh! Nüüd pöördume Keenia poole, kus kasvab pahameel USA toetatud plaani üle panna Ameerika Ebola patsiendid karantiini Keenia pinnal, kuigi riigis endas pole haiguspuhangut teatatud. See vaidlus on vallandanud protestid ja süüdistused, et Keenialt nõutakse terviseriski võtmist, mida Washington ise kodumaal ei aktsepteeriks. Ja meiega liitub nüüd Nairobist ajakirjanik Ruhub Almendor. Aitäh, et olete siin ja jagate selle areneva loo kohta rohkem teavet. Aitäh, Emil. Praegu on Keenias meeleolu rahulik, kuigi pingeline. Uusi meeleavaldusi pole veel toimunud, kuid järgmised päevad võivad tuua muutusi. Nii et politsei ei pidanud sekkuma, sest kahjuks hukkus nendes protestides 3 inimest. Aga asi pole veel läbi, sest Ebola keskuse ehitus jätkub vaatamata kohtukeelule. See tähendab, et pinged pole veel kadunud. Sa oled ajakirjanik, nii et ma tean, et suudad sellele loole kõiki külgi lähemalt vaadata. Aga mis on üldse protestide algpõhjus? Esimene põhjus on see, et inimesed kardavad, et Ebola jõuab Keeniasse, mis ei ole sugugi imelik mõte, sest viimaste aastakümnete 17 puhangu jooksul pole Keenias olnud ainsatki Ebola juhtu. Nii et inimesed kardavad, kui sa tood siia inimesi, kes võivad olla nakatunud, et viirus võib selles riigis levida. Ja teiseks ei ole valitsus oma protsessis olnud eriti läbipaistev. Järsku olid ameeriklased kohal 13,8 miljoni dollariga, et rajada rajatis ja inimesi ei teavitatud. Nii et paljudel Keenia kanalitel võis näha, et kaebused olid just selle üle, läbipaistvuse puudumise üle. Ja kuidas valitsus sellega toime tuleb? Kas kõiki proteste käsitletakse korralikult? Läbipaistvuse puudumine jätkub mingil moel. Mida võimud nüüd teevad, on see, et nad seostavad seda olemasoleva poliitikaga, kus juba on 23 muud keskust, mis võiksid nakkustega toime tulla. Aga ikkagi, see pole inimeste jaoks piisav, nad mõtlevad endiselt, miks äkki ameeriklased ja miks äkki nakatunud inimesed teisest riigist.
nii et Keenia kohtud on tegelikult projekti peatanud, eks, aga siiski raportid ütlevad, et USA lennukid ja personal saabuvad endiselt. Kas sellest on nüüd saanud suveräänsuse küsimus sama palju kui rahvatervisega seotud hirm? Jah, kohus on andnud välja peatamiskorralduse, kuid seda peatamiskorraldust pole järgitud. Tervishoiuministeerium on sellele järgnenud, sest nad vaatavad põhiseadust, mis ütleb, et meditsiiniliste hädaolukordade korral on võimudel õigus jätkata meetmetega terviseriskide vastu. Ja just see praegu toimubki. Aga inimeste jaoks pole see eriti meeldiv, sest nad näevad, et nende kohtunikke eiratakse ja ehitus toimub kaugel lennuväebaasis. Nii et seni pole keegi midagi näinud. Näha saab ainult õhust. On olnud mõned satelliidipildid, millel on näha 12 valget telki, aga see on kõik. Keegi pole näinud, mis seal sees toimub. Hästi, suur tänu sulle, Ruut, sinu teadmiste eest. Aitäh ka sulle. Nüüd pöördume New Yorgi poole. Linn, mis kunagi ei maga, on juba hakanud uudiseid levitama. New York Knicksi korvpallimeeskond kirjutas ajalugu, võites oma esimese NBA meistritiitli rohkem kui 50 aasta jooksul. Võit oli emotsionaalne ja pidustused kestavad siiani, kuid mõnel juhul on need muutunud vägivaldseks. Siin on rohkem infot i24 News Englishilt Michelle Kekilt. Pärast enam kui poole sajandi pikkust meistritiitlipõuda olid Knicksi fännid janused. Mitme põlvkonna jooksul on Knicksi fännid unistanud NBA meistrivõistluste võidust. Meeskonna viimane tiitel oli aastal 73. Pärast pingelist 107-106 võitu Knicksi poolt 4. mängus koduväljakul kohtusid Knicksid San Antonios Spursiga 5. mängus. Tead, me võitsime! Kuigi Spurs tundus alguses olevat kontrolli all, näitasid Knicksid üles visadust, mis iseloomustas nende play-offi teekonda, võttes 4. veerandi lõpus juhtimise enda kätte. New Yorgi linn puhkes sinise ja oranži mereks. Üks meeskonna mängijatest edastas kogemata nende riietusruumi tähistamist otseülekandena sotsiaalmeedias. Oota, kuidas sa selle lõpetad? Hei, kuidas sa otseülekande lõpetad? Kuigi enamik fänne püsis rahulikuna, muutusid mõned tähistamised vägivaldseks. Umbes kell 2 öösel teatab politsei, et Times Square'i lähedal lasti tulistati. Juhtum jäi kaamerapildile. Koolibuss süüdati samuti põlema. Politsei sõnul tehti vahistamisi, pole veel selge kui palju, hoolimata kaosest. Enamik Knicksi fänne ja New Yorklasi tähistavad võitu kui unistuse täitumist. Detsembris sai Iisraelist esimene ja seni ainus riik, kes tunnustas ametlikult Somaalimaa riiki Aafrika sarvel. Täna alustas Somaalimaa president visiiti Jeruusalemma, mida mõlemad pooled suure pidustusega tähistasid. I24 News Englishi vanemkorrespondent Uuen Altermann annab teada. Ametlik riiklik vastuvõtt ainsas riigis, kus ta selle saada võid. Somaalimaa president astub mööda punast vaipa Jeruusalemmas asuvasse Iisraeli presidendi residentsi, tähistades tärkavat erilist suhet Somaalimaa ja Iisraeli vahel. Kaunid pildid Somaalimaa inimestest, kes lehvitasid Iisraeli lippe selle uue suhte tähistamiseks, soojendasid meie riigi südameid, härra president. Täna on meil sama hea meel näha Somaalimaa lippe lehvimas siin presidendi residentsis ja kogu Jeruusalemmas. Iisrael tunnustas Somaalimaad eelmise aasta detsembris, olles esimene ja siiani ainus riik, kes seda teinud on. 35 aastat on Somaalimaa olnud tegelikkuses iseseisev, pealinnast Hargeisast juhituna ning selle valitsus on kontrollinud oma territooriumi. Mitmed riigid on kohtanud Somaalimaad iseseisvana, kuid ainult Iisrael on seda ametlikult iseseisvana tunnustanud. Somaalimaalased on vaimustuses. Alates presidendist Abdirahman Mohammed Abdullahist kuni tavakodanikeni välja. Iisrael on osa võtnud liikumisest, mida meie rahva diplomaatilises ajaloos mäletatakse. Ja me ei võta seda žesti kergekäeliselt. Need 2 riiki soovivad süvendada sidemeid alates julgeolekust ja kaevandamisest kuni toetuse pakkumiseni Adeni lahe läbimiseks. Analüütikud on näinud Iisraeli sidemeid Somaalimaaga kui osa tekkivast geopoliitilisest liidust Araabia Ühendemiraatide ja teistega. Me mõlemad seisame silmitsi radikaalse äärmusluse ohuga.
me mõlemad otsime turvalisust ja stabiilsust piirkonnas ja Aafrika sarvel. Me mõlemad näeme meresõiduvabaduse kaitsmise tähtsust. President Abdullahi külastas ka Yad Vashemi holokausti memoriaali, mis oli samuti liigutav hetk. Tagasi Ebola teema juurde, kuid räägime ligi 3 aastat kestnud COVID-19 epideemiast ja selle mitmest ohtlikumast mutatsioonist, mis tõid kogu maailma miljardid inimesed seisakusse. Aga kui oleme naasnud tavapärase elu juurde, kas juhid ja inimesed on tõesti unustanud? Ja kas epideemia võib uuesti puhkeda? See on suur küsimus. Ja kuigi Ebola viirus vaevab Aafrika riike, tundub Ebola puhang reaalsusena olevat mitme tuhande miili kaugusel. Ja teised viirused nagu leetrid, SARS ja hantaviirus võivad olla kohe meie ukse ees, eriti kui miljonid fännid kogunevad staadionitele FIFA maailmameistrivõistlustel ning puudub sotsiaalne distantseerumine. Meiega liitub nüüd Mark M. Malfarb, Diatic Internationali asutaja ja tegevjuht, kes on meiega New Yorgist. Tere õhtust teile ja head pärastlõunat teie aja järgi. Hästi, tere õhtust, aitäh, et mind kutsusite. Diadec on ülemaailmne biotehnoloogia ettevõte, mis on noteeritud Nasdaqil ja tegelenud aastaid viiruste ja haigustega. Aga rääkige meile eriti just Ebolast, sest see on praegu kogu maailmas uudistes. Kui surmav see on? WHO ja teiste agentuuride andmetel on suremus kuskil 30% kuni 50%, mõned ütlevad isegi kuni 90%, aga mina arvan, et see on pigem 30 kuni 50% suremusega. Nii et me räägime väga surmavast viirusest, mis levib Aafrikas ja me tahame olla kindlad, et see jääb sinna ega leviks teistesse riikidesse üle maailma. Nüüd, nagu me näeme jalgpalli maailmameistrivõistlustel, on see selgelt väga-väga põnev. Inimesed on unustanud sotsiaalse distantseerumise, nagu ma ütlesin, millega me pidime COVID ajal elama, aga osaleb 10 Aafrika rahvuskoondist ja 10 000 fännid lendavad Aafrikast kohale. Mida me siis teeme või ei tee saabumisel selle kontrollimiseks? Ja kas sellest on kasu, kui keegi võib seda kanda, aga pole veel sümptomeid? Ma arvan, et valitsused on võtnud ettevaatusabinõusid ja häid samme, et proovida selle levikut takistada. Nagu sa mainisid, kui inkubatsiooniperiood on 21 päeva või kauem, siis kui üks neist külastajatest Aafrika riigist või kuskilt mujalt, kes on viirusega kokku puutunud, võib tegelikult hakata seda levita. Tead rohkem puhanguid siin Ameerika Ühendriikides või Mehhikos või Kanadas, kus FIFA turniir toimub või ükskõik kus. See võib olla tead lennukis, mis üle taeva lendab. Nii et see on tõesti potentsiaalne oht. Aga asi pole tegelikult Ebolas. Küsimus on selles, et me pole valmis. Me ei võtnud COVID-19 õppust ja me võime sellest rääkida ning ma võin selgitada, miks. Ja, aga mõtlen, sa tõid välja huvitava punkti, nimelt selle, et me kõik olime COVID-i pärast väga hirmul, aga suremus oli tegelikult ainult umbes 1%. Nii et mida me siis õppinud oleme või pole? Ja kas inimesed on selle lihtsalt unustanud, kuigi nad peaksid rohkem tähelepanu pöörama, sest me võime silmitsi seista uue puhanguga, isegi kui see pole Ebola, mis ei levi õhu kaudu. Meil on leetrid ja meil on ka teisi haigusi, millest me kuuleme, kuigi kõik arvasid, et leetrid on kadunud. Ja ära unusta ka linnugrippi, mille suremuseks hinnatakse umbes 30%. See on tegelikult levinud veiste, lindude ja teiste loomade seas. Nii et ma arvan, et me oleme palju õppinud. Mida me sellega ette võtame, on juba teine asi. Ma arvan, et vaktsiinide vallas oleme me tegelikult hästi hakkama saanud ja oleme valmis. Ma arvan, et me suudame nüüd toota miljardeid vaktsiinidoose kiiremini kui varem ja need ka välja jagada. Aga kui puhang juba tuleb, on vaktsiinist liiga hilja, sest sa oled juba haigusega nakatunud. Kui sa mäletad, siis COVID-i alguses olid haiglates inimesed hingamisaparaatide all. Tegelikult on sul vaja monoklonaalseid antikehi või ravimeid, mis on esimene kaitseliin. Ja see on ausalt öeldes nii, jah? Ja siin tulebki mängu Diatic. Ma mõtlen, et sina oled jälle nii kaua selle tehnoloogia esirinnas olnud. Selgita, kuidas see töötab, sest see on väga teaduslik, aga samas ka bioloogiline. Ja sa lähened nendele asjadele mõlemalt poolt. Nii ennetavalt kui ka siis, kui nakkus on juba olemas. Selgita siis, kuidas see töötab selle võimaliku kriisi ennetamise seisukohalt? Kõigepealt lubage mul selgitada meie seoseid Iisraeliga, Iisraeli bioloogiliste uuringute instituudiga, epideemiateks valmistumise koalitsiooniga, CEPI, Euroopa Liidu vaktsiinikeskusega, Oxfordi ülikooli, Scripsi ja teistega.
oleme teinud ja teeme koostööd, püüdes, ütleme nii, lahendada seda kõigile teada, kuid maha vaikitud probleemi. See suur probleem on see, et tänapäeval kasutatavad traditsioonilised meetodid monoklonaalsete antikehade tootmiseks põhinevad imetajarakkude liinidel. Need kasvavad liiga aeglaselt, toodavad liiga vähe ja maksavad liiga palju. Ja kui te mäletate COVID-i ajal, siis isegi USA armee tarneahel mainis, et see on 1% surmav haigus. Kui see oleks olnud surmavam, oleks meil olnud tõsine katastroof käes. Ja siin tulebki mängu Ebola ning seob selle meie või hantaviirusega. Kui sul on 30% surmavusega haigus ja sul pole võimalus seda ravida ega elanikkonda kaitsta, siis on meil Hispaania gripp kordades hullemal kujul. Ja meie C1 tehnoloogia põhineb niitseentel. See on mikroorganism, mis kasvab palju kiiremini, umbes 10 korda kiiremini kui imetajarakk. Sagikus on suurem, saad teha 3 partiid selle ajaga, mil tavaliselt teed 1. Ja sul ei ole viiruseid, mida peaks enne avalikkusele andmist eemaldama. Nii et me räägime täielikult muutvast mängureeglite muutjast. Ja me oleme selle kallal töötanud ning näidanud, et see mitte ainult ei seo ega neutraliseeri viirust samamoodi nagu need imetajarakkudega. Ja seda on näidatud. Hamstrite uuringus, mitte inimahvide uuringus, mida viisid läbi eurooplased COVID-i ajal, COVID-iga, aga ka malaariaga, RSV-ga ja veel 7 või 8 muu antikehaga. Nii et tehnoloogia on tõestanud, et see suudab neutraliseerida ja seonduda sama hästi kui praegune lahendus. Õige. Aga nüüd suudab seda toota palju kiiremini ja murdosa hinnaga. Vau, ja see on nii oluline. Ja kiiresti enne, kui aeg otsa saab, räägime teisest teemast. Ma mõtlen, et sa ei saa kellelegi vaktsiini anda, kui ta on juba nakatunud. Seleta siis tööd, mida sa teed ja kuidas see võib suures plaanis aidata, kui sa saad teha rohkem kliinilisi katseid Aafrikas. Et sinu tehnoloogia suudab selle eos lämmatada, kui keegi on juba nakatunud. Jah, nii et me viisime taas läbi esimese faasi kliinilise uuringu Aafrikas. Ausalt öeldes töötas selle osaliselt välja Iisraeli bioloogiliste uuringute instituut. See toodeti seal Iisraelis koostöös PTG Iisraeliga ja Diatikuga. Ja me tõime selle vaktsiini Lõuna-Aafrika regulatiivagentuuri Seiferi alla ning tõestasime selle ohutust, talutavust ja tõhusust. Aga see vaktsiin, nagu te märkisite ja mina märkisin, on mõeldud selle ärahoidmiseks. Kuid kui see on juba juhtunud, on vaja monoklonaalseid antikehi. Ja ausalt öeldes oleme korduvalt tõestanud, et meie tehnoloogia suudab toota monoklonaalseid antikehi kiiremini, rohkem ja odavamalt ning need varem kasutusse tuua. Nii et need neutraliseerivad ja seonduvad. Ja kui te mäletate isegi president Trump COVID-i ajal, ta läks Walter Reedi haiglasse ja sai antikehi. Probleem antikehade tehnoloogiaga COVID-i ajal oli see, et see ei suutnud sammu pidada. See muteerus liiga kiiresti. Tehnoloogia oli liiga aeglane, et sellega sammu pidada. Ja isegi kui see oleks suutnud, kuks seda saanud vaid 1 või 2% maailmas. Nii et see on potentsiaalne katastroof, mis võib juhtuda ja Ebola on lihtsalt äratuskell. Sul oli Ebola, sul oli ahvipalavik ja sul on hantaviirus. Nii et me oleme nagu ühe mutatsiooni kaugusel surmavast viirusest. Ja me peame olema valmis ja valitsused Iisraelis ja USAs, Euroopas peavad astuma samme ja tõesti toetama tootmist, sest see ongi see elevant toas. Õige. Tehisintellektiga saab kõike avastuda, aga sa ei saa seda teha ilma rapuliinita, mis võimaldaks seda kiiresti ja tõhusalt toota. Hästi, aitäh selle selgituse eest. Sa tegid selle kõik palju arusaadavamaks, sest see on väga keeruline bioloogia. Suur tänu, Mark M. Farb, Diatic Internationali asutaja. Ja see on kõik selle nädala Global Eye saates. Suur tänu vaatamast. Mina olen Emily Francis ja soovin teile suurepärast nädala jätku.